Mõni aeg tagasi tegin ma väikese küsitluse, uuringu, et kaardistada erinevaid probleeme, mis inimestel on ja millega kiire muutuse teraapia tegeleda saab. Ja selgus, et stressiga jagas esimest kohta selline probleem nagu inglise keeles procrastination, eesti keeles siis probleem tegevustega alustamisel. Ja selgus, et meeste seas oli see lausa esimesel kohal. Ja täna ma jagan ülilihtsat, äärmiselt efektiivset nippi, mida mina olen aastaid kasutanud, kuidas selle probleemiga toime tulla ja kuidas tegevustega kohe alustada. See nipp on 4 lugemine, ehk siis 1, 2, 3, 4 ja ma alustan tegevusega. Võib-olla mõni teab 3 sekundi reeglit, mõni loeb 5, mina lihtsalt loen 1, 2, 3, 4 ja 4 peal ma teen. Oletame, et sa näed kena tüdrukut, tahaks minna taga rääkima, aga mõtled, ma ei tea, mida ma talle ütlen, kuidas ma välja näen, ma ei tea, võib-olla ta mõtleb, et ma olen mingi imelik ja ajan mingit imelikku juttu ja üldse, ma ei tea, äkki tal on kiire. Ei, 1, 2, 3, 4 ja lihtsalt lähed. Sa tahad minna trenni või jooksma ja selle asemel minna, saaks mõtlema, tegelikult ma pidin selle sõbrale tagasi helistama ja üldsegi pesu oleks vaja pesta ja paneks noad kahvlid sahtlis õigesse järjekorda. Ei, 1, 2, 3, 4 trenniriided selga ja välja. Kui on tööl vaja saata ära mingi ebamugav meil, ma ei tea, ma käin ikka kohvinurgast enne läbi ja ma ei tea, scrollin natuke Facebookis 1, 2, 3, 4 teed ära. Selleks, et tekiks automaatne käitumismuster, on hästi oluline alguses teha seda mingit hästi lihtsate asjadega. 1, 2, 3, 4 tõusen püsti, 1, 2, 3, 4 panen teleka kinni ja uskuge mind, see jääb teile sisse, lihtsalt loed 1, 2, 3, 4